Sageli on keeruline teisendada eksponentvõrrandi pooli samale alusele. Siis võib aidata logaritmimisvõte, mis sisuliselt tähendab seda, et võrrandi pooli logaritmitakse samal alusel. No see võib olla mis tahes alus, millel me logaritmime, aga kalkulaatoril arvutamiseks ilmselt oleks mugav valida kas kümnendlogaritm või naturaallogaritm. Valime esimese näite puhul näiteks kümnendlogaritmi ja logaritmime selle võrrandi mõlemat poolt alusel 10. Siis me saame sellise võrrandi. Nüüd on võimalik kasutada üht logaritmi omadust ja tõsta vasakul poolel astendaja x kordajaks logaritmi märgi ette. Nüüd oleme saanud uue võrrandi ja näeme, et tegelikult on tegemist väga lihtsa lineaarvõrrandiga, sest logaritm 8, kümnendlogaritm 8 ja kümnendlogaritm 200 on lihtsalt mingid arvud. Lahendame selle lineaarvõrrandi, jagame võrrandi pooli tundmatu kordajaga, milleks antud juhul on kümnendlogaritm 8 ja saamegi, et x on kümnendlogaritm 200 jagatud kümnendlogaritmiga 8. Selle tehte saame lihtsalt kalkulaatorisse sisse toksida ja siit ongi lahend käes. X-i väärtus on ligikaudselt 2,548. Vaatleme siis ka teist näidet. Natukene ruumi juurde. See juba eespool lahendatud eksponentvõrrand lahendub päris kenasti ka, kui me kasutame logaritmimisvõtet. Ja sageli ongi niimoodi, et on võimalik lahendamiseks kasutada erinevaid võtteid. Siis tuleb lihtsalt ise otsustada, missugune võte on kõige ökonoomsem või siis ka missugune rohkem meeldib. No, toimime samamoodi ja logaritmime ka selle võrrandi pooli, näiteks alusel 10. Kuigi me võiksime ka valida mis tahes muu aluse. Toimime siin täpselt samamoodi. Jällegi on võimalik rakendada logaritmi omadust ja tõsta astendajad kordajaks logaritmi märkide ette. Kui me niimoodi oleme teinud, siis edasi on näiteks võimalik lahendada nii, et avame vasakul poolel sulud ja siis tõstame tundmatuga liikmed kokku ühele poole võrdusmärki ja kõik muu teisele poole. Teeme siis seda. Vasakule poolele tuleb meil siis x korda kümnendlogaritm 4 miinus x korda kümnendlogaritm 8. Kümnendlogaritm 4 tõstame paremale poole ära. See on jälle mingi arv. Kõik need kümnendlogaritmid, mis meil siin võrrandis antud juhul esinevad, on lihtsalt mingid arvud. Sisuliselt meil on jällegi tegemist lineaarvõrrandiga. Mis siin nüüd teha saaks? Vasakul poolel saaks näiteks x-i võtta sulgud ette. Siis sulgudesse jääks 20 logaritmi vahe. Siis tegelikult on samuti võimalik võtta lühemalt kokku. 20 logaritmi vahe annab meile antud juhul, kasutades jagatise logaritmi omadust, 10 logaritm 4 jagatud 8 ehk 10 logaritm 0,5.
Ja siit on näha, et kui me nüüd jagame võrrandi pooli läbi selle sama tundmatu kordajaga, see on meil 10 logaritm 0,5, siis me saamegi tegelikult x-i kätte. Siin teise näite puhul x tuleb siis 10 logaritm 4 jagatud 10 logaritm 0,5. Selle võiks ka ümber kirjutada niimoodi, et see on logaritm 4 alusel 0,5. Sellele logaritmile saab anda täpse väärtuse. Nüüd arvutame kalkulaatoril 10 logaritme kasutades või mõtleme logaritmi definitsiooni peale, igal juhul saame, et x on -2. 0,5 astmes -2 annaks kokku 4. Jõudsime samale tulemusele, mis siis esimest võtet kasutades tuli. Niimoodi saab siis logaritmimisvõtet kasutades eksponentvõrrandeid lahendada.